puuduta mind oma headuse väega, ainsaga, millel on väärtus. Tere õhtust, armsad Puuduta mind saate vaatajad. Tere õhtust, Sirje. Hello. Tere, Mari Semakin. Tere. Nüüd ma pean selle siit paberilt maha lugema. Ühtsuse keskuse juhataja. Juhu! Tere tulemast. Aga hakkame rääkima sellisest põnevast asjast. Ei, ma pean ikka reklaami ka kõigepealt tegema. Ma olen natuke kaootiline, ärge pange tähele. Aga sa korraldad Tallinnas siis, või teie korraldate Tallinnas siis 23. juulil otseülekandega Indiast ühepäevase kursuse virgumise teekond. No mida see tähendab nüüd siis? Tead, tal on teine nimetus õnneteekond. Vaat virgumine ja õnneseisund on väga sarnased asjad. Nii et järgmine kord, kui selline üritus tuleb, siis me juba annontseerime seda kui õnneteekond. Okei. Aga kas virgumisel ja valgustumisel on mingi vahe ka või? Aste. Aste vahet? Aga kumb see esimene aste on? Virgumine on enne ja siis tuleb valgustumine? Jah. Ütleme, kui võtta niimoodi 100-korruseline maja, siis seal esimene, teine korrus, kolmas ja 100 on siis seal, kus oli Kristus, Buddha. Okei, aga ikkagi defineerime lahti selle virgumise, et see on nii tore sõna, see virgumine. Mul on selline tunne, nagu ma ärkaks või uuesti ärkaks või et ma olen kuskil olnud unes või siis ma olen jääs või kuidagi, et ma olen nagu jäänud mingisse vanasse asja kinni järsku ja mis sul nagu assotsieerub? No minule tuleb kohe suke kevad, et maa sulab ja siis justkui kõik. No seda ma mõtlesin, sirgub. Oli külmunud kõik ja siis kõik kuidagi jällegi sulab ja avaneb ja lööb õitsele. Olen ma õigel teel või? Jah, mulle meeldis see uni eriti hästi. Et me ärkame tõesti nagu unest, ärkaksimegi. Vaata, me elame sisuliselt pidevalt, mitte teadlikult. Me lähtume mingisugustest oma mustritest, käitumine, liigutused, mõtted. Aga siin sa hakkad neid mõtteid nägema. Alguses hakkad nägema kõige tavalisemaid mõtteid, mida sügavamale, mida kõrgemale see aste liigub, seda rohkem sa hakkad nägema ka selliseid salajasi mõtteid, mida sa üldse kunagi varem ei ole teadvustanud. See on ärkamine, see on virgumine. Aga kuidas ma selleks tõuke saaks? Kes mind aitaks nagu või kes mind õpetaks? Ma ei saa ju kogu aeg olla hetkes ka, et ma kogu aeg mõtlen ja analüüsin. Et mingid... Vaat see mõtlemine ja analüüsimine ei käi asja juurde üldse. Okay. Kui sa oled hetkes, siis sa oled selles hetkes ja siin ei ole mõtet. Meie kogu aeg mõtleme. Meie tegevus on, meil on see ego, mis kogu aeg sunnib meid mõtlema ja siis me tegutseme. Aga meie mõtted on, mõtlen, suurem osa meie mõtteid, mis juhivad meie elu, on alateadlikud. Mitte need teadlikud mõtted. Teadlikult sa mõtled, ma tahan olla õnnelik, ma tahan olla terve, ma tahan olla rikas. Missugune sa veel tahad olla? Kõige. Aga sul peaaegu õnnestub kõige. Aga see juhtub ikka vähestega. Tavaliselt me oleme, tahad olla terve, aga vaadake, mis toimub. Paljud inimesed tahavad surra oma voodis. Jah, no paljud seda kuuled, et ma tahaksin surra, minge vanadekodusesse. Mul on lihtsalt praegu selline olukord, et ma pean pereasjade pärast käima 2 hooldekodus ja tekib õudus, et kuhu inimesed on jõudnud välja oma mõtete kaudu. Tahad olla rikas? No, suurem osa on meil, ütleme, alla keskmise. Nii et miks see juhtub meiega? Sest meie teadlikud mõtted ei jõua nii kiiresti pärale kui meie alateadlikud mõtted. Meie alateadlik meel on 2 miljonit korda kiirem kui meie teadlik meel. Kas te tahate, et ma jätkan seda mõtted? Ja, tahan. Ma süvenen praegu, ma jäin kohe mõtlikuks praegu. Nii.
näed, kui sa tahad olla rikas ja mõtled, mul on vaja raha, mul on tarvis, sa isegi visualiseerid, mida sa soovid, aga sinu alateadvuses on see 2 miljonit kiirem mõte, 2 miljonit korda kiirem mõte, mis on sul lapsest saati jäänud võib-olla sellepärast, et sinu vanemad sel ajal, kui sina olid väike või sa olid alles ema üsas, olid rahalistes raskustes. Või nad mõtlesid selle peale väga sügavalt, et kuidas nad nüüd hakkama saavad, 2 tudengit näiteks, et kuidas me nüüd hakkama saame, kui sünnib see väike tütar. Ja sa said selle mustri kaasa juba ema üsast ja sul ei ole, sa ei tea sellest ju mitte midagi, mis toimus siis, kui su ema kandis sind. Ja selline muster võib sind edasi viia elus ja sa ei saagi rikkaks, sa ei saagi jõukaks. No nõukogude inimesel, ma kujutan ette meie, kes me kõik oleme tõenäoliselt nõukogude ajal sündinud, on ju, et see oli väga tavaline, et siukest jõukuse mõtetki väga pähe ei tulnud ja pigem oligi see mõte, et kuidas ma nüüd selle lapsega nüüd toime tulen. Et sellepärast me võib-olla olemegi siin suhteliselt murelikud. Jah, ei ole veel jõudnud 5 rikkama riigi hulka. Ja kas neid mõttemustreid või neid asju, ütleme, et mu emal ja mu isal ja seal vana-vanaisal olidki sellised mustrid, sa väidad nagu, et tulevad siis nagu ka järeltulevate põlvedega kaasa. No kas siis oleks võimalik see muster nagu katki teha? No katki teha pole tarvis, midagi pole tarvis lõhkuda. Ja no ma ei mõelnud seda isegi või nagu kattida ära, et see oleks ministeerium. Ja meil on ajus, nüüd tänapäeva teadus ju kirjutab sellest väga palju, meil on sellised neuronid peas. Meil on sisse sõidetud rajad, harjumuspärased rajad. Näiteks see vaesuse rada on meil peaaegu, et väga paljudel on meil olemas see vaesuse rada. Ja kui sa automaatselt iga kord, kui sa maksad mingit arvet või sa avad mailboxi, jälle keegi midagi tahab sinu käest, avad oma pangaarve, lähed pinges, sa lähed närvi, ma pean selle raha välja andma. Sa süvendad kogu aeg, selle mõttega sa süvendad oma neuron rada, mis on sul seal sees olemas. Kui sa teadlikult märkad seda, kuidas sa iga kord lähed pingesse, isegi maksad pangakaardiga, ma lihtsalt enda kogemusest tean, paned pangakaardi ja tunnen, et mul ei ole see üldse meeldiv tegevus. Asja tahan, maksta ei taha. See väga tuttav, eks ole. Ja sellest me lähme pingesse ja me sellega süvendame seda veel sügavamaks, seda oma automaatset mõtet, vaesuse mõtet. Sel hetkel, kui sa hakkad seda märkama ja tunnistama, vaat siin algab virgumise esimene samm. Siis, kui sa teadvustad seda, mida sa mõtled. Aga lähme nagu siis kohe reaalselt selle ülesande juurde. Nii, panen pangakaardi. Pangakaardiga mul ei teki seda tunnet, ma mõtlen ausalt. Seda ma vingutan, vaata mingi plastiktükk mõtet. Mul tekib see tunne pigem, et mul ei saa sularaha olla, vaat siis mul on kahju seda käest ära anda. No aga see selleks, kuidas kellegi. Aga kuidas ma nüüd saan mõttega selle juures olla, et sellest tekiks nagu meeldiv tegevus? No vaat selleks on tarvis seda virgumist, esimest sammu. Noh. Praktilist paluks abi. Praktiline abi on 23. juulil siin samas Tallinnas. Aga praota natuke ust, et no midagigi anna meile see väike nagu teist, et me oleks himu vaadata siis seda. Ma pean siin natukene mõtlema. No esimene asi on see, et kui sa teadvustad, et kui sa tõesti täna lähed maksma oma arvet ja sa teadvustad, et sul on pinge. Nii. Järgmine kord, kui sul ei ole seal sularaha või sa ei raatsi oma sularaha välja anda, sa jällegi paned seda tähele, et sa oled pinges. See on selline kohalolek, hetke kohalolek. See praotab selle ukse. Aga mis ma pean tegema? Mitte midagi sa ei pea tegema. Lihtsalt tõdema seda fakti? Okei. Tõdema seda fakti, et mul on kahju seda raha välja panna. Ma arvan, Anu, sa oled juba selle esimese virgumise sammu lihtsalt ära teinud, et sulle enam ei ole kahju anda raha. Sa mõtled, et raha peabki olema ringluses ja raha tuleb, raha läheb ja niimoodi. Tead, kuidas mina sellest sain aru ja ma arvan, et see on ka virgumine, et kui mu mees kunagi ütles, kui me olime kehvas majanduslikus seisus aga talle kohutavalt meeldis ikkagi kulutada raha, siis ta ütles, aga see on ju lihtsalt paber.
et see ei ole mitte midagi olulist. Elus on palju tähtsamaid asju. No just, et tervis on ju, suhted, sõbrad, kõik, kogu see atmosfäär, mis meie ümber on. Et see on ju paber. See on mitte midagi. Iga kord, kui ma mõtlen, et oot, siis mõtlen, kas see on ju tühi paljast paber. See ei tähenda nagu mitte midagi. No tähendab, see natukene aitab seda tunnet. Loomulikult, lihtsalt ma mõtlen, et vaata, kui on 3 lapsega üksik ema, et siis tal on nagu raskem seda mõtet mõelda, et see on lihtsalt paber, et siis ta tõesti peabki arvutama nagu iga senti kokku, et ta tuleks ots otsaga, saaks kõik asjad ostetud. No aga siis me ei saa virgumisest ka rääkida, sellepärast tal on väga raske virguda. Sellisel üksik ema. Asi on selles, et virgumine on hetkel, selles hetkes, kus meie praegu elame, aastast alates 1989, siis kui uus ajastu, kuldne ajastu oli eostatud ja 2012 sündis. Noh, selline on. See maailma lõpu ajaga. 21. detsember 2012 mina olin ise Indias ja võeti vastu kuldset ajastut. Ma olin nende hulgas 1200 inimest kogu maailmast oli seal, mina olin seal ka juhuslikult. Ja virgumine antakse. Kui vanasti, ütleme aastakümneid, aastasadu, aastatuhandeid tagasi inimesed pidid selleks mediteerima, joogatama, nagu sa siin kirjutasid, siis praegu ei ole üldse selline ajastu. Praegu virgumise sa saad, kui sa vähegi seda tahad saada. See antakse sulle kui and, kui kingitus. Ja selleks oli loodud omal ajal see Ühtsuse ülikool Shri Amma Bhagavani poolt, kes on ise õpetajad ja abielupaar. Et vabastada inimkond kannatustest. No kannatuste all on vaesus, haigused, kõik millest sa tunned puudust. See on kannatus ühe sõnaga. Ja et vabastada inimkond kannatustest. Ja nüüd on asi nii kaugel, et kui mina aastal 2012 pidin olema Indias pikalt ja läbima hästi palju raskeid protsesse, et virguda mingil tasemel, siis praegu ühe päevaga istudes siin samas Tallinnas, sa võid saada selle, sul on tarvis ainult osta pilet ja tulla kohale. Kõik, mis sinu poolt on tarvis. Sul on isegi vesi ja kohvipausid, kõik sinu, palun, tule, võta virgumine vastu. Need, kes soovivad, need võtavad. Okei. No aga kuidas sinul see vaimne teekond üldse selles mõttes algas, et kuidas see klõpsakas ikkagi ära käis, mis oli siin mingi sündmus ikkagi, mis selle... Kannatus. Sul oli kannatusi? Jah, ma tulin läbi väga raske kannatuse selle üldse vaimsuse juurde. Kas oli mõni raske haigus? Raske haigus oli ka. Ka see oli, see oli seotud tõesti, ma sünnitasin teise lapse suht, mitte kõige nooremas eas, ma olin 42 aastat vana ja peale seda kohe avastati kasvaja. Esimene minu reaktsioon oli, pidid sa nii vanas eas selle asja ette võtma. Mul on vanem laps ka ja sellest hakkas see selline esimene minu suur kannatus, mida ma teadvustasin. Ma hakkasin võitlema vähiga, ma tahtsin seljatada vähi, nagu meil kasutatakse seda sõna seljatada vähi. Ma seljatasin vähi ja ma seljatasin kogu oma pereelu. Ma seljatasin oma firma. Ühesõnaga, ma kaotasin selle 2 aastaga kõik. Kõik, mis me koos abikaasaga lõime ja mis oli väga edukas. See oli see minu aktiivse võitlemise tulemus. Paari aasta pärast murdus minu abikaasa, kes võitles koos minuga. Ja siis ma tulin tagasi Eestisse, Tallinnasse. Siis ma 3-4 aastat põdesin seda, kannatasin, kuidas elu käitus minuga ebaõiglaselt. Ma ju nii hea inimene. Ma ju nii nutikas tüdruk. Miks siis mulle antakse sellised katsumused, sest ma tulin tagasi suure pettumusega. Ma pettusin meestes, ma pettusin äris, ma pettusin praktiliselt elus. Ja
ma sain jalad ilusti alla, ma olen tõesti nutikas ja mind on kuidagi maailm toetanud, aidanud. Aga sa pead selle vahekoha ka ära rääkima, sest inimestel on nii huvitav muidugi kuulata, oi, mul oli nüüd raske ja siis ma olin nii tugev ja ma sain sellest üle. Aga kuidas saadakse üle? Mis mõttejõul või tahtejõul või? Ma jõuan sinna. Okei, sorry, ma olin kärsitav. Ma saan aru. Lihtsalt 2010 ma sain teise vähi. 2010 peale ema surma, see oli 6 aega peale ema surma, ma sain aru kõik tagasi. Eks kõik need aastad ma teadsin, et mul jäi tükike seda vähki minu rinna sisse. Ma teadsin seda terve see periood, aga ma olin ju nii kurb oma elu üle. Ja 2010 uus vähk ja vaat siis õigemini kasvaja, nad ei öelnud, nad ütlesid, et tõenäoliselt vähk kõik näitajad, aga eks me saame aru alles siis, kui me lõikame ära. Mõtlesin, lõikate terve rinna, ei tea, võib-olla tükikese, võib-olla rinna. Mõtlesin, mul oli kahju oma rinnast. Mõtlesin, et ei, ma ei taha seda ära anda. Siis lõikavad veel teise, siis hakkab keemia ravi ja see kõik mind hirmutas. Ja ma tegin otsuse, sellised suitsetasin, ma suitsetasin väga palju, ma 39 aastat suitsetasin kollast kämelit, nii et tulin auto juurde, suitsetasin oma kollast kämelit ja mõtlesin, et ei, ma ei taha midagi enam kaotada. Võitlusest ma sain aru, et seljatasin küll ühe asja, aga seljatasin ka kogu oma elu ja mõtlesin, et peab leidma teise võimaluse. Ja siis ma lihtsalt seal samas auto juures seistes otsustasin, et ma võtan pausi ja ma pean leidma, kuidas tulla sellest haigusest välja mitte võitjana, vaid lihtsalt elades rõõmsalt ja õnnelikult. Ja mul see õnnestus. Kui ma esimese vähi puhul ma tõesti võitlesin, ma võtsin ette, seal olid ka arstid, kuigi ma ütlen, et emaka asjaga nad said väga ilusti hakkama, ei olnud mingeid probleeme. Arstid aitasid mind, aga ma proovisin võidelda siis läbi näljakuurid, igasugused teed. Mulle mu sõbrad Taiwanist, Hiinast saatsid igasuguseid võimalikud seened, sellised seened, tollesed taimed, sellised, ma kogu aeg tegelesin. Kas sa nagu nõidade poole või selgeltnägijate või kellegi selliste inimeste poole ei pööranud? Ei, seda mida ma kasutasin, ma käisin küll mingi periood, kui mul tuli, siis oli mul veel mitu korda ka kopsupõletik, see oli kõik käis koos, siis ma käisin reikit saamas. Ja sellist asja ma võtsin küll. Reiki seanss 3-4 ma isegi sain. Aga nõidade juures ma ei käinud. See oli kõik selline rohkem, proovisin taimetega ja 1,5 aastat sõin ainult tatart. Päriselt? See on tõeline võitlus tõesti. See oli tõeline võitlus ja võitles kogu mu pere, saate aru, et see oli ju kõik, mäng käis ümber minu, kõik, minu vanem tütar, minu abikaasa, noorem tütar ei saanud millegist aru. Aga eks tema sai oma löögid teistmoodi läbi selle. Ma ei oska rohkem sellest võitlusest midagi öelda. Sa tahad, kuidas ma nüüd aastal 2010 hakkasin välja tulema. Just. Siis ma võtsin selle aja maha, ma sõitsin Eestist ära, võtsin oma tütre ja ma teadsin ühte kohta oma sõbranna juures Leedus, kuna ma Leedus elasin palju aastaid. Tema suvila järve ääres ja ma helistasin talle, et võtad mind vastu. Ta ütles, jah, ajan kõik sõbrad ära, tule. Ma ütlesin, et mul on tarvis, et ma olen nõus kõik tegema, mida sa soovid. Et ta ei viitsi süüa teha selline minu professorist sõbranna ja ma ütlesin, et ma teen süüa. Ma hoolitsen meie majapidamise eest, aga mul on tarvis 1 tund päevas, et ma olen täitsa üksi, et mitte keegi, hiir ka ei lipsa läbi selle ajal. Ta ütles, jah, kas või 2 tundi saad. Ja siis oligi, et selline avastus, ma iga päev istusin järve ääres hommikul vara kella 4-5 paiku, sest ma teadsin, et see on imeline energeetiline aeg. Ma hakkasin siis ma juba teadsin rohkem, sest ma õppisin tegelikult väga palju erinevates, rohkem raamatute najal, aga ma õppisin ka erinevatel kursustel ja koolides. Ma teadsin selleks ajaks, et see on imeline aeg 4-6 hommikul ja ma istusin järve ääres. 4-6 pidutsejad on juba ammu magavad ja teised veel ei ole oma elu alustanud. Ja siis tuli mul üks selline selge
teadmine, kus kohast ma sain oma vähi, kus kohast see sai alguse. See oli hästi huvitav. Äratundmine, mõte. Mõte, mis kunagi noores peas siis, kui mul on sugulasi Austraalias, Kanadas, nõukaajal te teate ise, see oli ju, sul on sugulased välismaal. Ja vaat minu sugulastel välismaal oli rinnavähk. Ja see oli popp minu jaoks tol hetkel. Kujutad ette, siin eestlastel mul ei ole, aga see, minu tädil on rinnavähk. Lihtsalt üks selline uitmõte. Ei midagi ju tõsist. Ma tahan repliigi korras lisada seda, et ma tegin hiljaaegu Lea Dali-Leoniga, eks ju, intervjuu, et tema ütles täpselt samamoodi, et tal oli ka see uitmõte rinnavähist taoline, et issand, kui huvitav. Ma ei tea midagi liitmast antud juhul, aga jah, mul tuli ka teadmine, et absoluutselt selge. Ja pärast juba sinna peale tuli kogu minu mitte rahulolu. Standardne, tavaline mitte rahulolu eluga. Nii nagu me kõik. Äris ei lähe nii hästi. Kliendid ei ole kõige paremad. Mees millegi pärast ostis vale auto. Me peame välja minema, mul ei ole mitte midagi selga panna. Tuttav teema, eks ole. Mees ei saanud kunagi sellest aru, kuidas sul ei ole mitte midagi selga panna. Mul ei ole vastavat sõrmust. Selline elementaarne mitte rahulolu selle juures, et sul on kõik olemas. Ja see mõjutab meid. See süvendab meie neid selliseid uitmõtteid. Siis, kui sa ei ole endaga rahul, kui sa ei ole eluga rahul, kui sul on hästi palju pretensioone elu suhtes, siis tahest tahtmata sa oled kogu aeg ühendatud madalate energiatega. Sa oled kogu aeg seal allapool keskmist. Siin oli lugu, aga ma mõtlen praegu, et ikkagi see ei saa olla pelgalt ainult nendest halbadest mõtetest või sellest mitte rahulolust, sest et olgem ausad, tänaseks on vähki haigestuvate inimeste arv nii drastiliselt tõusnud, kasvanud. See on nagu mingi disease, see on nagu mingi üldine see on nagu halbade mõtete arv on ka vist kasvanud. Ma ei suuda nagu seda uskuda, et ma arvan, et see on ikka mingid muud nüansid, kõik meie eluviis üldse, ja meie toitumine ja ma ei tea, mis... Need mõtted, mida me peame lihtsalt kuidagi viisi tarbima. Kõik, mis saated me oleme siin teinud, eks ole, et kõik need väljad, mis meid mõjutavad ja meil on telefonid, meil on arvutid, meil on tuhat asja tänapäeval, mida ennem ei olnud. Ja siis ka ei olnud seda, või siis ei räägitud sellest vähihaigusest nii palju. Ma ei usu seda ei olnud. Ei, seda on kindlasti rohkem, kui ta kunagi... Et seda on nagu rohkem kui tavaliselt, et ma tahan selleni jõuda, et sa ei saa ennast süüdistada, et see on ainult sellepärast, et sul on halvad mõtted peas, et sina ei ole eluga rahul. Tegelikult see on kõik need muud kõrvalmõjud ka, mis meil siin ümber on. See selle vastu, ma võin ükskõik kui positiivne inimene olla ja näpud püsti ja heas tujus, aga ma ei saa ikkagi lõpuni kontrollida, mis saasta ma tarbin igapäevaselt. Kas sealt ei tule ikkagi lõppkokkuvõttes haigus? Mis õhku ma hingan, kas see on puhas või on see saastatud? Loomulikult on palju ka teisi mõjureid, kuid Anu, kas sa suudad kontrollida oma mõtteid? Mida sa mõtled? No nii palju ikka suudan, et kui mingi jamad mõtted pähe tulevad, siis ma panen need sinna sahtlisse ära ja keeran lukku lihtsalt. Vaata ka asi, mis on sahtlisse keeratud. Hakkab oma elu elama. Ta hakkab oma elu elama ja kõige hullem on see, et ta hakkab seal mädanema. Ja haisema. Ja haisema. Ja vaat haigused lõpuks materialiseeruvad just läbi selle. Läbi nende mitte lubatud mõtete, mitte lubatud emotsioonide. Vaata, kui palju me endale keelame tegelikult. Me märkame, et kas sa lubad endale näidata välja oma sisemist viha? Ei, ma ei taha, ma ei viitsi vihane olla. Sul on vedanud, kui sa ei viitsi. Aga sa saad aru, et
see on sinu sees olemas. Tead, see ei ole isegi, ma tahan vastu vaielda. Ei, ära vaidle, ma küsin. Jaa, ei ole, sellepärast, et ma olen täheldanud viimasel ajal ka seda, et on asjad, mille peale ma vanasti oleks täiesti endast välja läinud, ma oleks hüsteerias olnud, kus inimesed läbi sõimanud, ma oleks ennast süüdistanud, ma oleks kõik, no ma ei tea, no oleks nagu hüsteeriline naisterahvas olnud, ütleme. Täna mul ei lähe see absoluutselt korda, siis ma mõtlen, ups, kas ma olen seeni söönud või, et mul midagi juhtub, mingi jama, no kas see on ju lihtsalt, see on ju auto, noh, see on inimene, ta ise on nagu kuku natuke. Miks mina pean tema peale vihastama? Või miks see peaks üldse mind puudutama? Et ma olen kuidagi suutnud nagu, et ma ise olen hakanud viimasel ajal mõtlema, et mis asi see nüüd on, mul on isegi natuke hirm juba, mis asi see on, mis suudaks mind nagu kohe korralikult välja vihastada, et vahel nagu kohe tahaks plahvatada ja vaata ei plahvata enam. Et tahaks kohe... See on siis suurepärane seisund ju. Ja, on, ma saan ise ka sellest aru, aga nüüd on vastupidine tulnud, et tahaks nagu, et tuleks see, sest ma saan sellest adrenaliinilaksu ka ikkagi, ma arvan, inimesed saavad, kui sa vihastad ja vanasti, kui ma mehe peale karjusin, ossa, kui hea pärast oli olla ja seks oli parem ja kõik oli parem. Aga sul on praegu kehva olla või? Ei, praegu on jube hea olla, aga see tundub nagu kuidagi nagu ebanormaalne seisund, et mis asi juhtuma. Aga oli normaalne siis, kui sa olid närviline, vihane, kui sa ma ei olnud kogu aeg ju närviline, periooditi. No selge see, et me kogu aeg ei käi, ei karju ja kogu aeg ei seksi ka lõpuks me ikkagi elame teist elu ka, aga füüsiliselt, sa ütled, et sa oled muutunud enda sees, see on ilmselge, et sinu sees on teatud virgumise tase olemas, see on see, mida sa räägid, see on täitsa selge. Ma arvan, see tuleb vanadusel. Iga asi ei jää närvina. Mõtleme, see tühi asi, jah, mis sest? Ei, see on ikka juba seisundi muutus. Kas sa enda peale kunagi ei solvu? Kas sa oled kõik endale andeks andnud? Absoluutselt, mina olen kõige parem üldse. Mina teen kõik õieti, mul on see moto. Kõik, mis mina teen, on õieti tehtud. Ja pole ühtegi asja, mille pärast sa vaikselt enda sees. No vahel ma ikka mõtlen, et ma mingi lolli otsus olen teinud ja siis ma kirun ennast. Ja siis mul läheb energia selle peale, kuidas sellest jamast välja viingerdada. See jääb mind närvi küll. Aga ütleme nii, et ma olen ühe teise hea nipi ka ära, mis mul varem oli nagu halb, oli see, et ma pabistasin ette igasuguseid asju, mis olid tulekul, mingid suuremad teemad või mingid suuremad asjad. Või no see võib olla seoses tööga, see võib olla isikliku eluga seotud, see võib olla mingite, ma ei tea, mingite sündmustega seotud. Ja siis sa nagu pabistad ette. Ja täna ma olen avastanud endale, et vau, et kui ma näiteks mõtleks järgmise nädala peale, mis mind kõik ees ootab ja mis ma pean kõik ära tegema, siis ma lükkan selle ära. Ma mõtlen, ma ei saa seda suunata, sellepärast, et asjad lähevad täpselt nii, nagu nad peavad minema. Ma olen aru saanud, et kui ma olen ühtemoodi mingi plaani paika pannud ja ära teinud, siis see ei pruugi nii minna, see ei õnnestu nii. Ja kui ma ei tee mingit plaani, siis see asi läheb, nagu nii toimub. Ja teate, ta toimub kordades paremini ja õnnestub kordades paremini, sest ma pole ette nagu paanitsenud või ette nagu planeerinud või teinud mingeid erilisi jõupingutusi. No loomulikult ma tahan kellegile üllatust sünnipäeva korraldada või mingid sellist asja, siis ma planeerin ikkagi, eks ole, natuke pabistan ka. Aga ütleme sellised suuremad asjad. Ma lasen minna ja voolata. Ma ütlen, see asi tuleb, ma teen selle ära, ma saan hakkama ja nüüd ta lasta seal olla, siin on veel aega. Kui ma peaksin mõtlema, et vanasti mõtlesin, mul juba homme on see asi, ma pean selle asja ära tegema, siis täna tähendab minu jaoks homme, nagu see oleks mingi paari kuu pärast. Homme on homme, täna on täna, mina olen siin, ma teen teiega saadet praegu, mul on jumalast olla, mul on kõik hästi, mul on oma kohvidoosi kätte saanud, nüüd ma pärast lähen sööma, mõtlen sellistele toredatele asjadele ja kõik on suurepärane. Aga siis sa oledki ühenduses iseendaga. Just. See, mida sa praegu räägid, ma võiksin sulle seda kõike rääkida siin teaduslikult ja mitte teaduslikult. Sa räägid ise nendest asjadest, et inimene, kui ta on ühenduses iseendaga, vaat selle oma sisemise minaga, mitte egoga, selle häälega peas, mis pabistab, muretseb ette ära, vaid oma sisemisega sa tead, sa usaldad maailma ja sa usaldad iseennast.
ja sa elad selle järgi. Ma usaldan universumit, ma ütleks nii. No universum, kõrgem mina, Jumal, nimeta kuidas tahad. See on üks ja sama. Eks ole, see, mis sa tegelikult oled. Sa ei usalda enam nii palju oma häält peas, mis räägib igasugust juttu. Ja ma ikkagi arvan, et see tuleb vanusega. Et mida vanemaks me saame, ma hakkan nagu tagasi ketrama, mõtlen oma vanaema peale. Ma alati mõtlesin, miks ta üldse ei muretse. Ta ei muretse nagu kunagi mitte millegi pärast. Ta ütles, midagi pole muretseda. Leiba on, võid on, piima on, kõik on ju hästi. Igaühel ei ole, ikka on ka sellised vanaemasid, kes väga muretsevad, kes muretsevad iga väikese asja pärast, kuidas lapsel läheb, kuidas ma ise hakkama saan, kuidas ma oma niisuguse väga haige abikaasaga hakkama saan, mis siis saab, kui Tead, mida mu vanaema ütles, ma mäletan, mis ma veel nagu meelde tuleb, et kui tema ealised mutid muretsid selle pärast, et oleks kirsturaha olemas ja mis mul sinna kirstu selga pannakse, jälle toon nagu lihtsa näite, siis ta ütles, no kuulge, mõelge nüüd 2 sekundit, kas keegi on jäänud maa peale või kedagi on paljalt kirstu topitud. Kõik saab lahendada, kui see hetk tuleb, nagu, et mida te abistate, praegu lööme selle raha laiaks, korraldame peo, ta ütles, mitte mingit, mis kirsturaha ja mis kirstukleit ja ma ei tea, mis asjad seal vidinad vaja ja kas peielaud on ikka korralikult seal süldi ja vorstiga täidetud. Et ei ole, me elame praegu ja just nüüd. Ja siis mõtlesin ka, et mis asja nendel teistel muttidel viga on kogu aeg, et kas on ikka lastele ja lastelastele midagi päranduseks jätta kõige suurem mure, ma arvan, siiski on see, et seesama, et ma oma lastele ei jää koormaks nagu, et kui ma jään väga haigeks, et ta ei peaks nagu oma elu panema siis oma ema hooldamise alla. Niimoodi ei tohi mõelda, mina mõtlen nii. Ei, muidugi ei tohi nii mõelda, aga niimoodi inimesed siiski mõtlevad. Ja mõtlevad, aga ma ütleks selle peale retsepti, et ole terve siis. Ela nii tervislikult, kui sa suudad. Okei, võib juhtuda selliseid asju. Aga siis ma pooldan ka sellist asja, et kui ma tahan, et ma saaksin otsustada oma elu ja surma üle, et kui ma jõuan mingisse, kui ma tabab mingi raske haigus, millest on võimatu välja tulla või ma olen nii vana, et ma olen juba kellegile koormaks, no siis tõesti tehke see võimalus ja andke mulle torgake mulle see süst tagumikku, et ma... Jah, aga see on meil keelatud meie riigis. No see on selleks päevaks, ma arvan, mõnekümne aasta pärast on see täiesti reaalne. Ma arvan, et päris nii ei saa edasi. Sina usaldad universumit selles küsimuses, ma saan aru. Just. Parem usalda siis juba ise ennast ja ära tõesti hea haigeks, ära mõtle selle peale ära. Kui sul on alateadlik mõte, selline alateadlik mõte olemas, siis kohtu sellega. Kui sa näed selle ära, et ta on sinu sees, siis ta lahustub iseenesest. See on tõesti, räägivad sellest palju, aga katsetanud on vähesed. Kui sul on olemas juba teatud oskus, kui sa näed, et sa kardad ja sa mõtled selle süsti peale, siis kohtu selle hirmuga, mis su sees on. Ja ta lahustub iseenesest. See on nii. Ma saan aru, et kõlab natukene nii nagu sa ühes saates ma kuulsin. Aga see on reaalsus. Nii kui igas saates. Iga saade mul uhuu. Ja ma vaatasin ühte saadet natukene, et saada aru, kuhu ma tulen. No aga lähme ikkagi siis selle mõtted loovad meie elu, eks ole, me jõudsime selleni nagu mõtted. No kuidas ikkagi, mingid tabletti selle jaoks ei ole leiutatud, eks ole, et võtan sisse, mingi sanaks ja mingid muud asjad on ju. Ja alkohol on tegelikult see, mis lahustab igasuguse... See on põgenemine. No ma tean, ja see ongi põgenemine, aga mis siis teha? Midagi paremat ei ole välja mõeldud. Et mõnele lihtsalt see ei aita, et mõtle positiivselt, ütled. Ei, positiivselt mõtlemine iseenesest ei aita ka selle pärast, et sa võid natukene aega positiivselt mõelda, aga alateadlikud mõtted, mis on lihtsalt 2 miljonit korda kiiremad ja võimsamad, nad nagu nii võtavad võimust sinust. Nii et tuleb töötada, alguses tuleb endale tunnistada, et jah, et mu elu ei ole selline, nagu ma tahaks. Et minu elus on piisavalt kannatusi. Olgu siis need pereprobleemid, rahalised probleemid, tööprobleemid, terviseprobleemid, mis iganes. Sa pead lihtsalt endale alguses võtma selle aja, istuma korraks, parem hommikul vara. Nii. Sest see on lihtsalt väga hea aeg selleks, et saada ühendust universumiga, nagu sa nimetad. Et öelda, jah, ma tahan oma ellu muudatusi. Ma olen väsinud kannatustest. Ma enam ei soovi.
sinu nõusolek peab olema selleks. Ilma nõusolekuta ei saa mitte kedagi aidata. Ja mitte ükski universum ei tule sind aitama, kui sina ütled, ma ei taha abi, ma tahan ise hakkama saada. Kui sa ütled, et ma tahan ise hakkama saada, universum võtab vastu, no siis sa tahad veel oma kannatusi punnita, palun, nii palju kui tahad. Ma ei sekku vahele. Okei. See nüanss oli ka tore, sa ütlesid, et just hommikul vara mõtle ja tunnista endale, sest et mis nii palju ma olen ikka täheldanud, et kui ma lähen õhtul magama, siis need hirmsad mõtted hakkavad seal ketrama, need muremõtted tulevad ikkagi selle õhtusega, et see päevase trall on läbi, siis sa nagu saad korraks hinge tõmmata ja sa oled väga-väga väsinud ja vaat siis tõesti hakkavad need igasugused muremõtted ketrama, see on nagu natuke halb. Siis tahaks küll mingi tableti sisse võtta, mõni võtabki unerohust. Muidugi paljud võtavad. Jah, aga see jällegi ei aita, see ainult süvendab probleemi, eks ole, kui sa täna võtad unerohu, homme võtad konjaki, ülehomme võtad viskit, veel midagi. Aga see ei vii sind lahenduseni. Sa ei saa ühendust iseendaga. Me ei saa aru, et me elame kogu aeg välises maailmas, eks ole, see on see, mida me siin trallame ja mis me teeme, kõik korraldame, aga on sisemine maailm. Vaat ühendust, mida annab virgumine, see just annab selle ühenduse sinu selle sisemaailmaga, mis on igavene, mis ei ole kaduv ja kes sa tegelikult oled, allikas. Aga me oleme ennast selle häälega peas, egoga, jah, mina olen see. Aga ego kogu aeg võitleb, ego kogu aeg kardab, sellepärast, et egol on teadmine ja olemas, hästi sügav teadmine on olemas, et ta on kaduv. Ükski vorm ei ole ju jääb. Ja kui sa oled ennast samastanud, nagu suurem osa inimesi samastub just selle häälega peas egoga, oma mõtetega ja seda sisemist häält ta ei kuula, sellest ongi need haigused, sellest ongi need see on praegu, te räägite siin ka, et ei jääks kellegile ette vanadekodud. Mul on peres selline kogemus, kus inimene väga kartis vanadekodusid. Ta raiskas selle peale nii palju aega, et ta seletas mulle, mis toimub Eestis vanadekodudega, nende penitadega ja kõikidega. Et missugused võimalused on ja mis saab olema siis, kui jääb nii vanaks, et ei jätku raha selleks hooldekoduks. Inimesed kulutasid selle jaoks aega. Tulemus on käes. Suhteliselt noor inimene on hooldekodus. Hirm, tema hirm. Väga raske on vaadata ja väga raske on kohtuda sellise asjaga, kui see on sinu lähedaste hulgas, aga ma mõtlesin, mul on juba see mitmes kord, mida ma kogen ja sellepärast ma ütlen, et saage ühendust oma kõrgemaga, saage ühendust oma selle sisemaailmaga, siis sa ei hakka kartma seda, siis kaovad need hirmud. Vaata, kui palju hirme on tegelikult. Kardad ühte teist. Ma hakkasin praegu mõtlema, kui palju hirme on mul kohe. See vanadekodu tuli mulle nagu laks selgest taevast praegu. See hooldekodu. Ma ei olnud selle peale mõelnud. Sa rikkusid mu päeva. Selle ma olin täitsa ära unustanud juba. See jama ka veel kõige otsa. Okei. Ja me veel elame kaua ja see tendents on muidugi on, et Eesti rahvas ju vananeb kohutava kiirusega. Ja me oleme lõpuks, meil ei jagugi neid hooldekodusid. Ja tervena elatud aastate arv ei kasva ju. Mida? Ei, et tervena elatud aastate arv paraku ei ole ka kasvanud väga. On ikka küll. Ei, ma mõtlen ikkagi, ma räägin nüüd statistikast. Statistika jah näitab samas. Seda, et ei ole nagu... Ja, et selles mõttes, et see eluiga kasvab ikka kõvasti kiiremini kui su tervena elatud aastate arv. Et sa ikkagi jääd haigeks. No need kõik hüpertooniad ja värgid ja diabeedid ja need kõigest on võimalik välja tulla mitte võitjana, vaid lihtsalt elus, rõõmuga. Mul oli kõrge vererõhk mingi periood ilma rohtudeta. Ma üldse ei kasuta tavapärast meditsiini üldse. Räägi lähemalt sellest. No ma sain aru enne teed ja asjad ja... Aga ma just tahtsin öelda... Ei, nüüd ma ei viitsi isegi nende teedega eriti palju tegeleda. Ja ma joon mingit eestimaiseid kummeliteed, nuurmenukuteed, nõrmliivateed, jah. Aga mõtted. Lihtsalt see, et sa kogu aeg suudad, virgumise tase tõuseb.
ronnib mööda redelit ülesse ja sul on hästi kerge jälgida oma mõtteid ja lihtsalt tulevad need destruktiivsed mõtted, mis kutsuvad välja selle kõrge vererõhu. Nad lihtsalt, sa näed ära ta. Sa näed ära ja kui sa näed ta ära, tunnistad ta lihtsalt iseenesest kaob ära. Seda lihtsalt ei ole. Ja seda ei räägi ainult mina, meid on ju hästi palju. Eestis on palju virgunud inimesi ja sa ütlesid vanus. Tead, et mina olen kõige vanem inimene üleüldse meie keskuses. Siin samas on praegu inimene, kes alla 30 tuli, ma ei tea, meie juurde keskusesse 23-sel. Mul on suurem osa noored inimesed, kes on juba oma kannatustest väsinud ja leiavad tee meie juurde. Nii et see ei ole vanusega seotud. Meil on antud kaasa, kui me tuleme siia maailma, meie kehas antakse see instrument kaasa. Keha sees tunned, kus kohas on sul see valuplokk sees. Tolle nimetab seda valukehaks, kes kuidas. No ühesõnaga, sa tunned seda oma keha sees. Kui sa oled juba nii kaugele jõudnud, nagu sa siin räägid, siis istu korraks kinniste silmadega. Pane käed üles poole niimoodi, jalad ka lukust lahti. Ja hakka hingama, jälgides seda oma plokki. Kas sa tahad nüüd, et me teeme siin natuke võiks teha. Protsessi? Teeme ära, jah. Ei, Anu, teeme pärast. Okei, ma vähemalt üritan. Käed paned siia, reite. Reite. Ja, õlad lõdvestad. Kindlasti kinniste silmadega, sellepärast, et kui meil on silmad avatud, me ei suuda vaadata enda sisse. Ja hoiad tähelepanu selles valupunktis, kus sa seda tunned. See valu võib hakata lippama ringi. Ta ei pruugi jääda ühte kohta, siis lihtsalt jälgi teda. Ja proovi mitte kuulata oma mõtteid. Mõtted nagu nii lippavad peas ringi, erinevad. Sa proovi lihtsalt, sind ei häiri, et süda teeb oma tööd, kui sa vaatad sisse, eks ole. Et su maks töötab, et kõik organid töötavad. Mõistus ka töötab, las ta siis töötab. Sina hoiad. Vaat sina juba suure tähega, mitte sina, vaid sina. Hoiad tähelepanu sellel objektil, sellel klomp või nimeta, kuidas seda tahad. Ja kui selleks on piisavalt aega, alguses nõuab natuke rohkem aega, meie oleme juba nii vilunud, et vahest sa jõuad ainult selle tabada ära ja ta lahustub. Ja see lihtsalt mõne aja pärast kaob ära iseenesest. Aga see kehtib valu puhul ka, päris valu puhul ma mõtlen, et see ei ole nagu mitte ainult emotsionaalne või hingevalu, vaid et ongi nagu päris valu, ütleme õlavalu näiteks. Proovi. Ja siis tuleb sul mingi mõte või selge teadmine ja sa tead, siit see valu tuli. Ja see nõuab teatud vilumust. No see on täpselt samamoodi nagu minna spordisaali, eks ole, ja alguses teha neid liigutusi, mis sa teed. Väga raske või teed 10 ära ja kõik, surm enam ei suuda ja pärast mõne aja pärast teed 100 ja sa ei saa arugi, et teeks veel. Siin on täpselt sama. Tuleb natukene. Jah, tuleb treenida. See oli väga hea nõuanne siia lõpetuseks, et isegi siin, kus me oleme sellises ärevas keskkonnas praegu. Väga tore. Mina tänan. Aitäh teile. Ja tänan teid ka. Ja kõike head ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Puuduta mind oma headuse väega.